Õrn küünlavalgus kumab kõikjal, peegelvaikne on see atmosfäär. Tere tulemast 2015. aasta Hammerbecki galale. Ainult täna ja ainult siin tunnustame silmapaistvamaid õpilasi ja õpetajaid ning selgitame välja aasta parima ürituse. Õpilasesindus süütas tänaseks päevaks küünlad pastor Hammerbecki mälestuseks, kelle järgi on see üritus ka nime saanud. Täna õhtul anname välja auhindu 15 kategoorias. Nominentja oli võimalus teil kõigil esitada. Kokku esitati 91 taotlust, kus oli kokku üle 200 nominendi. Parimate väljaselgitamiseks tegi tööd žürii. Otsuste tegemine oli väga raske, aga nüüd on see tehtud. Parimad on valitud tegude järgi, mis on jäänud silma ajavähemikus november 2014 kuni november 2015. Alustame parimate tunnustamisega. See pole kellegi uudiseks, et meie koolis on palju osavaid naistantsijaid. Neid asumegi täna kõigepealt tunnustama. Selle aasta nominentideks on Elspeth Heinaste. Oskab piituda tantsu, tegelenud tantsuga väga kaua, andekas, tantsinud nii rahvatantsu kui ka olnud tantsutüdruk. Klassikavade autor ja kaasautor. Jane Rekik. Ta tantsib hästi ja on tantsuga väga loov. Tantsib erinevaid stiile JJ Streeti tantsija. Kirsi Rebane tantsib suurepäraselt. Roberta Grete-Lagu. Ta tantsib väga hästi. Meeri-Katriin Voolaid on tantsinud võistlustantsu, showtantsu ja nüüd tantsib ka rahvatantsu. Teeb igal aastal klassile kavad. Ja auhinda tuleb üle andma eelmise aasta võitja Johanna-Laura Truu. Sellel aastal saab tegu on kindlasti väga andeka inimesega ja ma arvan, et ta on kindlasti väga kaua oodanud seda auhinda ja ta on kindlasti väga kõvasti väärt seda. Naistantsija aasta 2015 on Elspeth Heinaste. Ma tänan kõiki, kes arvasid, et ma võiks selle laureaadi tiitli saada. Ma tänan Mallet ja Helenit, kes annavad meile võimaluse tantsida rahvatantskoolis. Ja ma tänan ka oma vanemat õde, kes on mulle selle tantsupisiku andnud. Kui tüdrukud pole ainukesed, kes meie koolis tantsivad. Kuuldavasti on meie kool kurikuulus sellepärast, et me ei pea tantsutrennidesse poisse otsima. Nad tulevad ise sinna. Aasta meestantsija nominendid on Erik Mikussaar. Käib rahvatantsus ja ta tantsib nagu baleriin. Frank-Keller Tosula, väga huvitlik ja hea tantsija. Henri Vilbre, hea tantsija. Sander Savisaar, ta tantsib kogu aeg, küll niisama ja siis veel koos väikestega. Käib ka rahvatantsus. Samuel Ehman, väga tubli rahvatantsupoiss. Alati, kui on vaja kooli mõnel võistlusel esindada, siis valib Samuel endale tantsuülesanded.
Gert Väljaots, tal on oma stiil, erinev tantsupõrandal teistest, on väga osav. Ta on elajas tantsupõrandal, tantsib ka vahetüüdides. Keir Saamuel Voolaid tegeles pikalt võistlustantsuga ja nüüd tegeleb rahvatantsuga. Mina kui eelmise aasta meestantsija annan siis ka üle auhinna järgmisele. Nagu te näete, siis mul on käes 2 auhinda, sellepärast et žürii otsustas anda 2 auhinda ja ma nõustun nendega täielikult, sest et mõlemad neist on väga tublid tantsijad. Esimene neist on minu rahvatantsurühma kaaslane, kes isegi, mina olen praegu hetkel siis meestantsija, olin aasta meestantsija ja ta julges mulle trennis isegi märkuse teha. Suur tunnustus talle selle eest. Ja selleks on, ma räägin teisest ka räägult, on korraga välja. Ja teine on natuke noorem poiss, küll aga väga tubli, nagu te ka kuulsite. Ja need on siis Frank Ennert Osula ja Saamuel Lehman. Tahaks tänada ka Helenit ja Malle. Mina olen väga õnnelik, et ainukene põhikooli õpilane on, et teised on gümnaasiumi õpilased. Väga tore, et on ka märgatud nooremaid. Aitäh! Lähme edasi. 3. kategooria täna õhtul on käsitöö. Ja aasta käsitöölise nominendid on Viktoria Vaškina, oskab hästi pududa. Diana Hanna Maljas, valmistas ise jõulupalli kaunistab pilti koolile. Tamari-Stii Tampla on osav näputööst. Janel Jarusoo, talle meeldib käsitöö ning ta teeb seda väga hästi. Mõned tema tööd on isegi käinud näitustel ja konkurssidel. B-klass. Neil on sujuv koostöö. Selle klassi käsitöö ühistööd on võitnud mitmeid auhinnalisi kohti nii Paide linna üritustel kui ka maakondlikel konkurssidel. Tiitli tuleb üle andma eelmise aasta laureaat Kareta Nende Härm. Selle aasta laureaat on Jaanna Madja. Järgmine kategooria on aasta suvesepp. Nomineeritud on Diana Aalde literatoimetuses ja kirjutab sinna artikleid. Oskab väga hästi sõnu ritta seada. On laia silmaringiga, sõna valdab noor inimene, kes kirjutab nii literasse kui ka esseevõistlustele.
Stella teemas Litera peatoimetaja kirjutab hästi, suurepärane kirjutaja. Karetan ette Härm, ta käis talendikonkurssi. Kristin Saariste, ta tegi lennu parima eesti keele eksami ja kirjutab igal pool väga hästi. Teisi Hunt kirjutas koolilehte artikli, käis ise alles 8. klassis. Kuna eelmise aasta laureaat ei saanud meiega täna siin viibida, siis tiitli annab üle Stella teemas. Tere peatoimetaja. Minu arvates läheb selle aasta tiitel väga õigele inimesele, sest et tegu on mitmeaastase Litera toimetajaga ja ta on kirjutanud ka imehäid esseed. Selle aasta võitja on kõigepealt, mul on pisarad silmas ja tegelikult on see puhtalt õpetaja rohkem kaugelt. Aitäh! Nüüd võtame ette meie kooli kunstnikud. Nomineeritud on Patricia Troost. Andekas oskab arvutis pilte teha ja tal on alati head ideed. Regina Beržinski. Kunst on head ja käsi puhab, mis hirmus. Teeb lennule lõpusõrmuste kujunduse ja on lõpetanud ka kunstikooli. Rauno Jüristo. Väga andekas noor inimene. Teeb väga hästi ja väga ilusaid plakateid. Andra Norma teeb kunstipäraseid fotosid. Laura Pähk, talle meeldib joonistada ja on käinud ka kunstikoolis. Väga ilusad kunstitööd. Kuna eelmise aasta laureaat ei saa jällegi meiega siin viibida, siis anname tiitli ise üle. Ma küll ei ole valmistanud ette midagi siin ütlema, sest ma ei teadnud, et mina selle annan. Aga ma olen küll näinud selle inimese tehtud tööd ja korduvalt. Ja see on väga hea, arvestades tema noorusega. Ja selle aasta võitja on Rauno Jüristo. Ma ei osanud seda auhinda väga oodata, kuna ma tegin nii plakatid nagu enda hobiks ja ma loomulikult sooviks tänada enda sõpra, kes siin praegu ei viibi, siin Kerget, kellega ma koos seda alustasin. Kuldõunas, kuldkäed, hõbekad. Nüüd on aeg esineda meie kooli kuldkäed. Nominentideks on Kermo Aapa, talendikas gümnasist. Marin Merisalu, väga tark, viieline ja jõuab kooli kõrvalt ka muude asjadega tegeleda. Pingutab kuldmedaliga lõpetamise poole.
teab kõike, väga lai silmaring ja ta teab üldiselt kõike. Tark kutt. Mikk Markus Möll, ta sai 80/80 loogikatestis. Esimene koht südames matemaatika, parim peast arvutaja Mailis, kiire mõtleja, 10.–12. klassi ülesannete lahendaja pühendusklassis. Liis Sepani, väga laia silmarinniga ja hästi tark neil, on kooli tublisti esindanud olümpiaadil. Heigo Torni. Eelmine aasta võitis ära 8.–9. klasside keemiaolümpiaadi, ise oli alles 7. klassis. Kuna eelmise aasta laureaat Henri Pilgre viibib praegu maavalitsuses vastuvõtul, siis anname jällegi ise üle. Ütleks nii, et ta on tegelikult ei oska midagi öelda tema kohta, aga ta oskab kõike, ma võin öelda, aitab ja veits laisk on, aga võiks natukene tublikum olla ja võiks rohkem kooli jõuda. Aasta Einstein on Robin Oja. Kahjuks lõbu rikub ära see, et ma pidin slaidi koostama. Aga ma tahaksin tänada kõigepealt enda ema. Minu ema lõpetas gümnaasiumi kuldmedaliga ja mul on juba väiksest lapsest saati olnud niisugused kõrged haridusstandardid, ütleme niimoodi. Ja mul ei ole selle vastu iseenesest mitte midagi. Mulle pakub huvi matemaatika ja kõik head teadused, nii et aitäh ja kõikidele matemaatikaõpetajale ka aitäh. Füüsika keelega. Teeme pingete maandamiseks väikese pausi ja palume lavale Paula Eeli.
nii ka meie koolis. Viimaste aastate sporditulemused räägivad enda eest. Nominendid kategoorias aasta meessportlane on Frank-Ennert Osula. Tegeleb aktiivselt spordiga, esindanud kooli tulemuslikult jalgpallivõistlustel ja krossijooksul. Jalgpallis aastalõpu turniiril esimene koht. Mängib Tallinnas FC Flora 3. võistkonnas. Kristo Kams paneb pealt, vihub korvpalli. Tegeleb juba kaua aega korvpalliga. Samuti on tal head tulemused kergejõustikus, esindanud kooli edukalt kergejõustikus, krossijooksus ja korv- ning jalgpalliturniiridel. Tubli sportlane on saavutanud mitmeid esikolmikukohti, toonud koolile palju au ja kuulsust. Indrek Lamber, ta võtab paljudest spordivõistlustest osa. Hans-Artur Erkmann, ta suudab teha hästi sporti, kiire ja osav. Kristjan Kuri, pikamaa jooksja ja mängib FC Floras jalgpalli. Siim Aer armastab jalgpalli, esindanud ka kooli jalgpallis. Veiko Veldik on motokrossis Eesti meister ja samuti Euroopa meistrivõistlustel esimene koht 2015. aastal. Martin Sild, tubli sportlane, tegeleb aktiivselt tuletõrje spordiga. Rene Münser, tubli sportlane, korvpallur, esindanud kooli tulemuslikult mitmetel kergejõustiku ja krossijooksuvõistlustel. Martin Leotoots, tubli karlisõitja, Rotax Eesti esimene koht ja Pro-kart karikavõistlustel teine koht. Johannes Jürisson osales saalipukti maailmameistrivõistlustel, kooli esindanud tulemuslikult jalgpallivõistlustel ja krossijooksul. Parima meessportlase tiitli annavad üle eelmise aasta laureaadid Gert Piirimäe ja Maicel Niedermets. Kindlasti väga, ei oska öelda, väga kõrge hüppega inimene. No mina ütleksin tema iseloomustuseks, et hea sõber ja meeldiv koos sporti teha ja igavest lahe mees, ütleme ennast ära. Aga on meie rohkem ei ka? Jah, korvpalli pole temaga mõtet mängida. Ja aasta tegija on Kristo Kams! Aitäh! Ka naised on tublid sporditegijad, tunnustada tuleb ka neid. Naissportlase nominendid on Elina Laanetu, noor tubli, väga hea kergejõustikus, tegeleb palju spordiga, esindab kooli kergejõustikus peaaegu igal alal, väga mitmekülgne sportlane.
jookseb hästi kiiresti, Järvamaa krossijooksu mitmekordne meister, Järvamaa suurmängudel mitmekordne meister A-vanuste klassis. Kirsi Rebane esindab edukalt Paide gümnaasiumi erinevatel kergejõustikualadel. Tubli jooksja. Vanessa Vahe tegeleb jalgpalliga, mängib ainukesel Järvamaal Eesti naiste koondis. Aiki Sults on tubli jalgpallur ja jooksja ning saavutanud trampoliinis esimese koha. Anna-Maria Mets tegeleb palju spordiga ja esindab koolivõistlustel, mängib jalgpalli. Heli Hiiem, tubli võõrne. Kuna eelmise aasta laureaati jälle meiega siin viibib, siis anname tiitli ise üle. Aasta naissportlane on Elina Laanetu. Möödunud aasta oli väga ürituste rohkem. Aasta ürituse nominentid on öökool, koogikorv, öö lugemine, jõululaat, rebaste ristimine, metsaja laager, kevadpidu, Hammerbergi gala ja õpetajate päev. Kuna eelmise aasta parimaks ürituseks peeti Paide gümnaasiumi uut traditsiooni jõulupall, palume lavale auhinda üle andma Elspet Heinaste ja Diana-Hanna Madja. Tere! Mis selle ürituse kohta ütelda? See üritus on noorte seas või siis kooliõpilaste seas väga-väga populaarne ja meil on ka Elspetiga endal olnud võimalus seal üritusel paar korda osaleda, kuigi mitte nagu osalejatena, aga abilistena. Ja see on tõesti väga meeleolukas üritus ja aasta üritus on öökool. Mõni 4. kuni 6. klassi õpetaja läheb näiteks. Aga noh, seda siis ikka. Nagu ma juba ütlesin, et ma ei tulnud sealt tagant sellepärast, et see ei ole ainult minu üritus, et kindlasti on see pigem 4. kuni 6. klassi õpetajate töö ja mina olen selle üritusel samamoodi abiline, nagu Taana ja Elsa just mainisid, et jah, see on väga populaarne üritus, eriti nii 4., 6. kui 2., 3. klassi seas, kellel on siis öö lugemine. Tänu teile, et te seda toredat üritust korraldate. Aitäh! Taaskord on aeg esimeseks. Palume lavale Paula. Nüüd lauseks kõik on jäänud, su õnne
selle aasta aktiivseim õpilane ja nominendid on Kristin Saviste, tegeleb aktiivselt koolieluga, Paide gümnaasiumi õpilasesinduse asepresident. Diana-Hanna Maigre on aastaid igal pool korraldajana nähtav, kui koolis toimuvad õpilasüritused. On juba aastaid õpilasesinduse aktiivne liige. Paula Kivimäe on õpilasesinduses, igal üritusel kohal ja korraldab. Hästi tubli, väga abivalmis alati. Hans-Ardo Reekmann, ta on väga aktiivne ja võtab alati midagi ette. Ege Paber käib muusikakoolis, rahvatantsus, segakoolis, ansamblites, õpib väga hästi, käib olümpiaadidel ja teaduskoolis vabareidlikel. Sander Savisaar, aktiivne poiss, Paide gümnaasiumi õpilasesinduse president. Samuel Edman on põhikooli esindaja õpilasesindus ja osaleb paljudel üritustel. Selle aasta aktivisti laureaadi tiitli tuleb üle andma Kaaren Siivult. Ütleb päris ausalt, et ma sain selle aasta aktivisti teada 3 sekundit tagasi ja võib-olla see ongi põhjus, miks me seal laua taga istudes natuke selle üleandmise pärast nerveerisin. Võib-olla ma nagu sõnadest jääb natuke väheks, aga ei jää. Sellepärast, et tegelikult seda ühte auhinda ei saa üks inimene. Kuna selle aasta aktivist on tiim nimega Mutid. Vahepeal ütlen, kui keegi on segaduses, siis nad kõik olid eraldi nimekirjas. Mul on nimelised sõbrad. Ja kui keegi mõtleb, mis see tiim Mutid on, siis me ise kutsume ennast Mutideks ja põhimõtteliselt kõik teavad koolis meil ka Mutide nime all. Issand, ma olen närvis. Igatahes mina tänan väga Helenit, kelle kaudu me üldse saame siin koolis nii palju asju korraldada ja kes usaldab meile nii palju asju. Ja meil on tõesti ka 2 kõige imelised sõbrad. Aitäh! Nüüd on aeg nomineerida neid tähtsaid ja vajalikke inimesi, ilma kelleta ei jõuaks ükski tarkuse tera siin koolis meie ajudesse. Nimelt on juttu õpetajatest. Selle aasta kandidaadid on Anne Toomistu, Elde Metsatalu, Ülle Rohtmaa, Ulvi Vaher,
Jaanus Koppel. Loriina Kukk. Kaire Krovi. Õie Villmann. Annika Tischler. Ahto Meots. Silva Jürisoo. Liivi Aare. Maris Raudsepp. Merike Ilma. Andres Leesi. Elna Ilus. Kairit Virt. Talli Jürgenstein. Ja viimasena Siiri Sitskam. Vaadake, kui palju tublisi õpetajaid on meie koolis. Alustame siis algklassi õpetajast. Mul on väga hea meel, kusjuures ta on veel mulle nagu naaber. Elame ühes majas. Väga suurepärane õpetaja. Ja algklasside õpetaja on Kersti Varik. Põhikooliõpetaja on hästi tore inimene. Kui ma 10 aastat tagasi täpselt augustikuu lõpus siia kooli tulin, siis mul oli 2 mentorit. Üks nendest oli Enna Ilus, hästi tore. Teine oli see suurepärane õpetaja, kes tegi mulle ikka mõnusad ristsed, mida tähendab üks õpetaja amet olla merel, tornis, sadamas ja kõike muud. Ja ma tegelikult tahan tänada kõiki õpilasi. Väga uhke oli kuulata seda pikka õpetajate nimekirja, kes kõik on täna esitatud. Aplaus kõikidele õpetajatele. Ja põhikooli aastategija õpetajate seas on õpetaja Loriina Kukk. Gümnaasiumiõpetaja kohta. Võtsin appi tema õpilased ja matemaatikule tegin väikest kokkuvõtet kohe ja luurasin täna veidi. Iseloomustavad sõnad selle õpetaja kohta tema õpilastelt, mida mainiti kõige sagedamini, tegin statistikat, jah. Abivalmis, rõõmus, lahke,
sõbralik, südamlik ja lihtsalt üks tore õpetaja. Ja 2015 gümnaasiumiaasta õpetaja on Ulvi Vaherpalu. Ega ma nähtiga ei piirdu, arvestades seda, et aine, mida ma õpetan, on mul südames, seda teate te kõik, aga see on kohutavalt raske. Ma püüan teda teha nii inimlikuks kui võimalik, tundub, et see mul on õnnestunud. Ilma heade õpilasteta, ma arvan, ei saa olla head õpetajat. Et ma olen öelnud ka, et mina võin ju klassi ees tiritamme teha ja pea peal seista, ega sellepärast aine kergemaks ei lähe või raskemaks ei muutu. Järelikult ma ikka midagi õieti teen. Aitäh kõigile! Hästi tähtis. Pimedal ajal palun tehke ennast nähtavaks, et meil oleks ikkagi häid õpilasi. Seda eilset õnnetust silmas pidades. Palun tehke ennast nähtavaks, et meil oleks kõigil häid õpilasi, häid õpetajaid, et meiega juhtuks õnnetusi. Aitäh! Sa
õpetajad, aga mainimata ei saa jätta ka kõiki teisi koolitöötajaid. Koolitöötaja nominentideks on Maie Kaasik, Vello Talviste, Kaire Õlg, Andrus Jakobson, söögitädid, Kersti Kertsmik, ja Tiina Pihl. Aastakooli töötaja tiitlid tuleb üle andma Tiit Kanjumäe. No mida tema kohta ütelda? Ma ei ole siin koolis kaua olnud, natuke üle 2 aasta ütelda. Aga teda näen ma praktiliselt iga päev siin. Ja aasta tegija 2015 on Maie Kaasik. Siim Song, ta on hea laulja ja oskab rääkida. Saabel Lehtmann, ta oskab pilli mängida ja laulab ka, käib muusikakoolis, mängib orkestris. Saavutas üleriigilised võistlused 2. koha flöödimängus. Laulab koolis, õpib flööti ja esimest aastat õpib ka kitarri. Laulab poistekoolis ja ansamblis. Hans-Artur Ehman mängib hästi kitarri ja klaverit. Raamo Jüristo tegeleb muusikaga, käib muusikakoolis ja laulab koolikooris. Keir Saarman-Voolaid on lõpetanud Paide muusikakooli, mängib väga hästi trumme ja üldse loob löögpille. Laulab segakooris ja laulab hääl. Käinud ka vabariiklikul trummikonkursil ja saavutanud seal 3. koha. Heidi Helene Truug mängib usinalt tšellot, käib Tallinnas laulutundides. Võitnud lapsest saadik võistlustel lauluhäll esikolmiku kohti. Tal on väga ilus hääl.
Linda Plante, tal on ilus hääl ja ta esindab kooli, tegeleb soololaulu. Maakonna voorusvõistlusel laulukaart teine koht, laulab Järvamaa tütarlaste kooris ja koolikooris. Heleri Arro õpib muusikakoolis 2 erialal, 5 aastat klaverit ja 2 aastat orellit. Ege Paberit, ta oskab laulda ja mängib klaverit. Auhinda tulevad üle andma eelmise aasta parim meesmuusik Eerik Mikussaar ja naismuusik Paula Kivimäe. Selleaastane muusika on huvitavad žanrite viieleb võib-olla. Ei ole selline nii klassikaline. Ise vist niimoodi ei olegi kuulnud teda, aga ma kuulen, et päris hea ka. Mina olen ja võin öelda, et ta on selle ajaga, mis ta on tegelenud, väga palju juba arenenud ja teeb väga hästi seda, mida ta teeb. Nüüd läks õiges kohta. Jah, läks. Nii, 2015. aasta muusik on Sander Paanpere. seda oma klubimuusikat lasevad, aga... Umbes 10 kummel. 2 nädalat üritanud näha seda, aga ma ei ole kordagi jõudnud. Vau. Ma olen väga õnnelik selle tunnustuse üle ja eelkõige tahaksin tänada siis Paide noortekeskust, kes üldse seda kõike võimaldab. Ja ka oma head sõpra Raunat seal, kellega koos ma seda kõike teen ja kes meil head paistab. Aitäh! Oleme jõudnud tunnustada meie kooli õpilasi ja töötajaid 14 erinevas kategoorias. Nüüd oleme jõudnud viimase juurde. Tegelikult on terve koolipere üks suur ja töökas tiim, kuid täna oleme otsustanud tunnustada silmapaistvamat tiimi 2015. Kandidaadid on 11. klass, kõige parem ja kokkuhoidvam klass, saavad hästi läbi omavahel ja korraldavad lahedaid üritusi. Kõik saavad neid teha. Mis teha vaja on, kas või viimasel minutil, aga tehtud kõik saab. Peab saama megaklass. B-klassi poiste söögilaud. Istuvad suur ja väga vahvad poisid, saavad isegi kokkadel erikohtumist, saavad alati suuremad kausid ja söövad isegi tühjaks. Lauas on kindlad reeglid, mida kõik peavad täitma, söövad terve koolilist. Lastekoor, nad on head lauljad ja oskavad hästi harmoniseerida. Segakoor, üleriigilisel Saaremaas toimunud segakooride konkursfestivalil 6. koht, kokkuhoidev kollektiiv juhul, kui eesmärk on võetud. Keerutajad 1. Eesti parim
alati valmis tulema esinema, saavutasid tantsupeo ülevaatusel 10 punkti. Nad on väga kohusetundlikud ja suurepärane kambavaim. Võitsid vabariiklikult uute tantsude konkursil 2. koha. Õpilasfirma MUF disainivad erinevaid plakateid. Laureaadi tiitlid tulevad üle andma Sigmar Allik ja Erik Mitussaar. Südamlikes esindaja. Meie oleme siin esindamas Südamlikest. Ja selle aastase tublid tantsijad. Ühesõnaga, nad on meie, võiks öelda, järeltulijad, aga siis selle aasta... Nad peaksid, kuidas me seda võiks olla? No aasta 2 siin on nimi. Jaa, siis tuleb nimi valida, siis me oota. 2015 aasta tegija tiim on keerutanud 1. Ma sooviksin tänada muidugi Mallet ja Helenit ja kõiki meie väga häid tantsijaid ja ka Krista Rikki, kes meid enamusi tantsuteele viis. Aitäh! Nendele auhindadele anname välja ka suurepärase eriauhinna, mille saavad kutid, kes on söögitätide lemmikud. 12 söögilaud. Järgmine aasta me nii palju siin korises, jah? Ma loodan, et järeltulijad on ikka suure isuga selles suhtes. Kas on meist üldse nii kõvasid sööjaid veel? Tõstab käega. Meie lauda vaadata, siis seal on toit juba 20 minutit tagasi otsas. Teiste lauda on söödud ise otsas. See on see. No ühesõnaga, aitäh teile meie kõigi poolt, eks ole. Ja see on väga hea, siis väga rohkem jooksmas. Meil parimad on lõpuks tunnustatud, aga ärge lahkuge veel. Kindlasti jäädustage ennast fotoseina taustal ja enne kui me jätkame, toome sisse midagi suurepärast.